olema kõik nagu kärbsepaberid meie see psüühiline energia, keha, teadvus, mõte, meeled. Nad võtavad, kuna sa oled lahutamatu osa tervikust, siis ta automaatselt võtab enda külge kõik. Mis sa vaatad, kuuled, kellega suhtled, eks ju. Ütleme, et oled depressiiviks, siis sinna tõmbab nagu sarnast, lähed depressiivikute nagu rohkem nagu seltskonda, tunned seal nagu ennast hästi. Jõud ennast seaks näiteks, eks ju. Oma depressioonis, see on ka üks variant maandada ja parem kui mitte midagi, eks ju, parem kui enesetapp teha. Aga siis vaimne elu või targad mehed räägivad, et püüa ümbritseda ennast puhaste ilusate asjadega, siin materiaalses maailmas on see võimalik. Ütleme seal hea praana, värske õhk, eks ju, kui on võimalik korraks kuskil looduse kõik stiihia elemendid, õhk, maa, tuli, vesi, eeter, eks ju, tunnetada neid, nendega olla kontaktis. Kuulata entusiastlikke inimesi, kes elus edasi pürgivad läbi headuse, armastuse. Ja niimoodi võid oma päeva analüüsida. Eriti hommikul on tähtis, palju sa kingid endale siis head kontakti oma puhtale hingele ja väljaspool olevate siis Jumala poolt kingitud selliste kõrgete asjadega. Seal altar või püha nimi või pühakirjad või püha muusika või püha loodus või püha loeng. Et kui sa päevas oma teadust ei kinnita sellistele ilusatele asjadele, kõrgetele hinge asjadele, siis need teised asjad nagunii jäävad külge. Siis sa imestad, miks mul ei ole elu isu ja tervis on halb ja sööd ka seal, ma ei tea, kiiruga midagi depressioonis. Lihtsalt kuidagi ennast täis saada ja suhtled depressiivikutega ja kehahügieeni ja muusika ja telekas ja arvuti ja filmid ja kõik see, eks ju. Ja siis ei ole, see tulemus on nagu teada, et sa võid analüüsida. Peab olla selgeks tegema, mis on teadust kõrgendavad asjad, et see nagu arst ei rohi, et väiksest peale meid õpetati, eks ju, et näed, võtad rohtu, et siis sa võib-olla ei taha seda rohtu võtta, aga tuleb nagu õieti võtta ja mingi õiges koguses, õigel ajal ja mingi aja jooksul, eks ju, siis see rohi toimib, et kõigil on see nagu kogemus, kuigi nagu ei taha, eks ju. Võib ka nii vaadata, et me peame nagu rohtu võtma, et Jumala püha nimi, eks ju, ma ka loen, tunnen, et mingi minevikud, mingid mõtted, mingi täielik hullumaja, eks ju, peas. Ja siis ma mõtlen, et loed seda püha nime ja pärast läksid, muidugi käisin duši all ka külma veega, natuke kuuma veega, eks ju, kõik on hea, selline hügieenia ka. Ja siis võtsid nagu selle, võtad pikalt nagu, ei taha, ei viitsi, muidugi, mõttetu selline monotoonne. Aga võtad nagu arsti rohtu, kuna sul kogemus on, et püha nimi, Jumala püha nimi energeetist ei erine Jumalast, eks ju. Sa nagu põhimõtteliselt kordad algse elusolendi nagu täiusliku absoluudi elusolendi, armastava elusolendi, kõige lähema elusolendi, kes meil on, eks ju, hinge kõrval püha vaim, ülihing. Tema nagu nime kordad. Ja põhimõtteliselt oled nagu tema kontaktis, kuigi teadvuse mingit ekstaasi ei ole, lihtsalt võtad nagu rohtu, lased temal oma töö ära teha. Nagu meil lapsepõlves, eks ju, et võib-olla see rohi algus ei ole nii mugav või hea või maitsev, ei viitsi, aga sa tead, et sul on kogemus, et kui sa õiget rohtu võtad õigel ajal, eks ju, õiget seal tervisetaime teed jood õigel ajal, eks ju, seal neeru teed, kui sul on mingi neeru probleem näiteks, sa tead, et sa pead nagu minema kööki, tegema seda teed regulaarselt ja kuidas ja terve süsteem, eks ju, ükskõik mis rohu või taimega või. Ja samamoodi nagu vaimsete asjadega, hinge asjadega ka, et päevas palju sa siis sinu see lakmuspaber või see, ütleme, kärbsepaber, palju sa sinna külge lased, et kui sa lased netis ringi ja inimesed, kes on ka toredad ja head, aga kes on hästi materialistlikud, nendega ainult suhtled ja vaatad mingi mõttetut netikrappi, siis palju õnne. Ja aega tahtejõud ja elu rõõm. Et pigem nagu see nagu hästi tehniliselt ja ütleme selgeks teha endale alguses. Et analüüsida oma päeva, et palju sul päevas on kokkupuudet kõrgete ilusate ja vaimsete asjadega.